tere, mina olen Tähehaldjas. Täna räägin sulle loo, kuidas tõusumärk avas hommikuukse ja tõi maailma esimese hingetõmbe. See oli hetk, mil taevas ja maa said kokku, et sündida uus teekond, sinu oma. Tõusumärk näitas igale märgile, kuidas ta end maailmas näitab, millise pilguga astub teisi tervitama, kuidas alustab, kuidas tema valgus esimesena paistab. Nii hakkas tõusumärgi energia ärkama igas tähemärgis, kujundades nende kohalolu, näo ja tee, mille kaudu maailm neid tunneb. Kui jäär tõusis horisondile, ärkas maailm nagu hetk enne päikesetõusu. Õhk täitus värske sädemega, mis pani kõik ümberringi elama. See oli energia, mida oli tunda juba enne, kui ta päriselt nähtavale ilmus. Inimesed pöörasid tema poole pilgu. Nad nägid sära, julgust ja pisut kärsitust. Mõned tõmbusid hetkeks tagasi, teised astusid lähemale, sest selles valguses oli lubadus. Siin algab midagi uut ja elu ei jää ootama. Ausust oli otse, sõelumata ja see tekitas tunde, et kõik on võimalik, kui lihtsalt alustada. Tõusumärk jääras on nagu avatud uks, millest teised sisse astuvad ja tunnevad, kuidas elu neis enesteski liikuma hakkab. Ja kui hetk möödus, jäi õhku see kerge värin, mis ütleb, keegi alustas ja elu on juba käima läinud. Kui sõnn tõusis horisondile, aeg justkui peatus korraks, maailm hingas sügavamalt, õhk muutus tihedamaks ja rahulikumaks. See oli kohalolu, mis ei tõtanud kuhugi, vaid laotus laiali nagu esimene soe tuuleõhk pärast pikka talve. Inimesed koondusid tema ümber ja tundsid rahu, stabiilsust ja midagi, mis ei vajanud tõestamist. Mõned tahtsid lihtsalt tema kõrval vaikuses olla, sest tema lähedal tundus, et maa jalgade all on tugevam ja aeg ei suru enam peale. Ta ei tõmmanud tähelepanu, ta tõi kohalolu. Tema pilgus oli kindlus, mis pani teisedki aeglasemalt hingama. Kui ta naeratas, kadus maailmast kiirustunne ja inimesed mõistsid, et nad võivad jääda, mitte joosta. Tõusumärk sõnnis on nagu soe, avatud aed. Sinna astudes tekib tunne, et siin saab hingata, olla, kasvada. Ja kui ta edasi liigub, jäi õhku lõhn, mis sosistas. Siin on rahu ja kindlus, mis lubab olla ja kasvada. Midagi maist ja tõelist, nagu kevadine vihm, mis äratab elu uueks. Kui kaksikud tõusid horisondile, hakkas maailm kergelt kihisema, nagu hommik, mil õhk on täis lubadusi ja linnud räägivad kõik korraga oma lugusid. Miski liikus, säras, ärkas. Isegi vaikus tundus ootavat, et midagi juhtuks. Kõik tundsid, kuidas tema energia täitis ruumi. Seal oli sädet, uudishimu ja pilku, mis püüdis kinni kõik, mida elu pakkus. Mõned tundsid, et tahaksid temaga kohe rääkida. Teised lihtsalt jälgisid, kuidas ta muutis õhu enda ümber kergemaks. Tema lähedal tundus, et maailm on suurem, täis radu, mida võiks kohe uurima minna. Ta ei püsinud kaua ühes kohas, aga igal hetkel, kui ta peatus, sündis midagi elusat. Mõte, side, naeratus. Tõusumärk kaksikutes on nagu hommikune tuul avatud aknast. Ta toob värskust, eluvaimu ja meenutab, et liikumine ongi elu. Ja kui ta edasi liigub, jäi õhku kaja, mis ütleb. Liigu, avasta, suhtle, elu ootab. Nagu vestlus, mida ei tahaks veel lõpetada. Kui vähk tõusis horisondile, vajus maailm hetkeks vaikusesse. Õhk muutus pehmemaks, täis õrna soojust, mis paitas kõike, mis tundis end haavatavana. Tema kohalolu ei tormanud kuhugi, vaid levis ümberringi kui kerge laine, mis puudutas kõiki, kes olid valmis kuulama. Pilgud koondusid tema ümber. Inimesed märkasid hoolivust, sügavat tähelepanu ja tunnet, mis ei vajanud seletust. Mõned tundsid soovi peatuda ja lihtsalt olla. Teised tahtsid jagada oma mõtteid
sest tema lähedusest tundus, et südamed võivad avarduda ja mured kergemini hingata. Uutes kohtumistes tõi ta esile pehme ühenduse. Iga sõna, iga žest ja pilk kandis rahu ja turvalisust, mis kutsus teisi enda avama. Tõusumärk vähis on nagu vaikne rand, kus lainetamine toob kaasa turvalisuse ja võimaluse kogeda sügavat sidet. Ja kui ta edasi liigub, jääb õhku kerge hõng, mis kõneleb. Siin on koht, kus saab hing puhkama jääda ja tunda, et sind kuulatakse. Kui lõvi tõusis horisondile, täitus maailma soojuse ja valgusega, mis pani kõik ümberringi helkima. Tema kohalolu oli suur ja väärikas, nagu päike, mis paistab, kuid ei põleta, tuues kõigile silmailu ja soojust. Pilgud koondusid tema ümber, inimesed nägid julgust, loovust ja otsekohesust. Mõned tundsid tungi tema kõrval särada, teised jälgisid imetlusega, kuidas tema energia tõi välja parima igas kohas ja olukorras. Tema läheduses tekkis tunne, et maailm on suurem ja võimaluste rohkem ning iga hetk võib muutuda tähendusrikkaks. Uutes kohtumistes kandis ta endas mängulisust ja avatud südant, mis kutsus teisi osalema ja kaasa elama. Tõusumärk lõvis on nagu valgusküllane lava. Sinna astudes tunnevad kõik, et on oodatud ja väärtustatud. Ja kui ta edasi liigub, jääb õhku hõng, mis ütleb, siin on ruum särada ja lasta oma valgusel juhtida. Kui neitsi tõusis horisondile, muutus maailm hetkega teravamaks ja selgemaks. Õhk tundus täituvat organiseeritult, vaikse energiaga, mis pani kõik ümberringi märkama detaile, mida muidu ei märgatud. Tema kohalolu ei tormanud, vaid voolas sujuvalt, nagu vaikselt jooksva jõe pind, mis peegeldab täpselt iga lainetust. Pilgud koondusid tema ümber, inimesed märkasid tähelepanelikkust, täpsust ja vaikset hoolivust. Mõned tundsid soovi end korrastada, teised jälgisid, kuidas tema kohalolu muudab ruumi puhtamaks ja kergemini mõistetavaks. Tema läheduses tekkis tunne, et kõik võib toimida paremini, kui lihtsalt tähele panna ja hoolitseda. Uutes kohtumistes kandis ta endas süsteemi ja praktilisust, mis kutsus teisi looma, korda seadma ja oma mõtteid selgemaks tegema. Tõusumärk neitsis on nagu hoolikalt korraldatud aed. Sinna astudes tekib tunne, et kõik saab õigesti tehtud ja elu liigub sujuvalt. Ja kui ta edasi liigub, jääb õhku kerge hõng, mis ütleb, siin on tasakaal ja selgus, mis lubab asjad korda seada ja hinge rahustada. Kui kaalud tõusid horisondile, muutus maailm hetkega tasakaalustatumaks. Õhk täitus kerge harmoonia ja pehme sotsiaalse sädemega, mis pani kõik ümberringi märkama suhteid ja peeneid nüansse. Tema kohalolu ei tormanud kuhugi, vaid liikus sujuvalt, nagu vaikne jõgi, mis ühendab erinevaid kaldaid. Pilgud koondusid tema ümber. Inimesed nägid elegantsi, diplomaatilisust ja siirast soovi luua sidemeid. Mõned tundsid tungi temaga suhelda. Teised jälgisid, kuidas tema kohalolu muudab õhkkonna rahulikuks ja meeldivaks. Tema läheduses tekkis tunne, et kõik võib olla õiglasem ja peenemalt tasakaalus, kui vaid natuke tähele panna. Uutes kohtumistes kandis ta endas kompromissi ja ilu, mis kutsus teisi leidma ühist keelt ja harmooniat. Tõusumärk kaaludes on nagu avatud lossivärav. Sinna astudes tunned, et oled oodatud ja kõik võib olla õiglaselt korraldatud. Ja kui ta edasi liigub, jääb õhku hõng, mis ütleb, siin on tasakaal ja ilu, mis kutsub kõiki üksteist mõistma ja rahus liikuma. Kui skorpion tõusis horisondile, tiirutas õhk ümber kui salapärane vari. Maailm muutus intensiivseks ja tihedamaks, täis tunnet, mis ei lasknud kergesti mööda libiseda. Tema kohalolu ei olnud pealetükkiv, vaid tõmbas kõike ligi nagu magnet, äratades sügavad tunded ja varjatud tõed. Pilgud koondusid tema ümber, inimesed tundsid sügavat huvi ja veidi aukartust, nagu oleks ees midagi, mida ei saa kiiresti lahti mõtestada.
mõned lähenesid ettevaatlikult, teised lihtsalt jälgisid, kuidas tema energia ujub ruumis ja paljastab peidetud kihid. Tema läheduses tekkis tunne, et iga hetk võib muuta mõtteid, tundeid ja suhteid, kui vaid julged avada südame. Uutes kohtumistes kandis ta endas sügavust ja transformatsiooni, mis kutsus teisi vaatama oma sisemusse ja tunnetama elu intensiivselt. Tõusumärk Skorpionis on nagu varjuline veekogu. Sinna astudes tunned, et midagi sügavat liigub ja võib muuta kõike. Ja kui ta edasi liigub, jääb õhku kerge hõng, mis ütleb, siin on sügavus ja tõde, mis kutsub sind vaatama enda sisse ja tunnetama elu täies mahus. Kui hambur tõusis horisondile, laienes maailm hetkega. Õhk täitus avastuste ja vabaduse hõnguga, mis pani kõik ümberringi hingama laiemalt ja sügavamalt. Tema kohalolu ei olnud piirav, vaid sirutus kui lõputu taevas, kutsudes kõiki liikuma, uurima ja unistama. Pilgud koondusid tema ümber. Inimesed nägid entusiasmi, optimismi ja seiklusjanu. Mõned tundsid tungi astuda tema jälgedes. Teised jälgisid imetlusega, kuidas tema energia avardab ruumi ja pakub uusi võimalusi. Tema läheduses tekkis tunne, et kõik on võimalik, kui vaid julged kaugemale vaadata. Uutes kohtumistes kandis ta endas julgust ja inspiratsiooni, mis kutsus teisi avama oma mõtteid, unistusi ja sihte. Tõusumärk hamburis on nagu avatud maantee. Sinna astudes tunned, et piirid kaovad ja elu kutsub liikuma. Ja kui ta edasi liigub, jääb õhku hõng, mis ütleb, siin on avatus ja vabadus, mis julgustab sind kaugemale vaatama ja unistama suurelt. Kui kaljukits tõusis horisondile, muutus maailm hetkega kindlamaks ja sihikindlamaks. Õhk täitus keskendumise ja stabiilsuse hõnguga, mis pani kõik ümberringi märkama vastupidavust ja eesmärgipärasust. Tema kohalolu ei tormanud, vaid tõusis tasapisi, nagu mäetipp, mis kutsub ettevaatlikult ja kindlalt astuma. Pilgud koondusid tema ümber, inimesed nägid distsipliini, vastutust ja rahulikku jõudu. Mõned tundsid tungi tema kõrval püsti seista, teised jälgisid, kuidas tema energia muudab ruumi tasakaalukaks ja usaldusväärseks. Tema läheduses tekkis tunne, et kõik võib õnnestuda, kui järjekindlalt püüelda edasi. Uutes kohtumistes kandis ta endas sihikindlust ja praktilisust, mis kutsus teisi tegutsema ning oma eesmärkidele lähemale jõudma. Tõusumärk kaljukitses on nagu tugev värav mäenõlval. Sinna astudes tunned, et sammud on kindlad ja siht silme ees. Ja kui ta edasi liigub, jääb õhku kerge hõng, mis ütleb, siin on kindlus ja sihikindlus, mis kutsub sind samm-sammult oma eesmärkide poole liikuma. Kui veevalaja tõusis horisondile, täitus maailm hetkega ootamatu värskuse ja uue vaatenurga hõnguga. Õhk näis elektriliselt helkivat, kutsudes kõiki ümberringi mõtlema teisiti ja avama meeli. Tema kohalolu ei olnud pealetükiv, vaid voolas vabalt, nagu tuuleiil, mis kannab kaasa uusi ideid ja võimalusi. Pilgud koondusid tema ümber. Inimesed nägid originaalsust, uudishimu ja julgust olla teistsugune. Mõned tundsid tungi temaga rääkida ja mõtteid vahetada. Teised jälgisid imetlusega, kuidas tema energia muutis ruumi kergemaks ja avatumaks. Tema läheduses tekkis tunne, et kõik võib olla võimalik, kui vaid mõelda vabalt ja innovatiivselt. Uutes kohtumistes kandis ta endas uudset mõtlemist ja vabadust, mis kutsus teisi looma, jagama ja oma vaateid julgelt väljendama. Tõusumärk veevalajas on nagu avatud taevas. Sinna astudes tunned, et piirid kaovad ja loovus võib lennata. Ja kui ta edasi liigub, jääb õhku hõng, mis ütleb, siin on avatus ja originaalsus, mis kutsub sind nägema maailma uue pilguga. Kui kalad tõusid horisondile, muutus maailm pehmemaks. Õhk täitus nähtamatu vooluga, mis sidus kõik ja kõigega. Piirid hajusid, reaalsus ja unenägu põimusid ühte, jättes ruumi tunnetele, mis ei vaja sõnu.
tema kohalolu tundus kui vaikne meri, sügav, empaatiast kantud ja pisut müstiline. Teised ei saanud alati aru, kust see rahu ja nukrus korraga tulevad, kuid tundsid, et siin on keegi, kes näeb nende hinge ka siis, kui nad ise seda ei näe. Uutes kohtumistes peegeldas ta maailma läbi kaastunde ja inspiratsiooni. Ta ei otsinud kontrolli, vaid ühendust, seda nähtamatut niiti, mis seob südamed ja lood. Tõusumärk alades on nagu udune koit merel, kus kõik muutub ja ometi püsib üks, sisemine teadmine, et elu on rohkem kui nähtav pind. Ja kui ta edasi liigub, jääb õhku tunne, nagu oleks hetkeks puudutanud millegi püha ja sõnul seletamatu poolt. Tõusumärk ehk ascendent näitas, kuidas meie mina ilmub maailmas, kuidas meid nähakse, kuidas meie olemus peegeldub igapäevastes kohtumistes ja esinemises. See valgus langeb nüüd vastasmärgile, descendendile, näidates, kuidas meie mina peegeldub teistes ja mida otsime suhetes. Selline oli täna tõusumärgi lugu. Kui tahad kuulda, mida tähed veel pajatavad, siis anna mulle märku. Sinu tagasiside on mulle kui väike tähevalgus ja võib-olla kohtume juba järgmises loos, kus tähed jutustavad edasi.